Tere hommikust siis minu poolt ja alustame täna siis SmartCapi hanke värbamisteenuse partneri leidmiseks infotunniga. Mina olen Merilin Laager ja teenuse poolt sisulisemalt tutvustab teile Mari Pavulski, kes siis ka on SmartCapi poolt siin kohal. Ja juhin tähelepanu, et see ettekanne on puhtalt selgitav ja informatiivne ning et kõik detailsed tingimused ja nõuded tuleb vaadata riigihanke alusdokumentidest registrist. Ja infotunni me salvestame ja selle salvestise siis me lisame samuti registrisse. Tutvustan siis ka pisut SmartCapi, et kui teil varem kokkupuudet ei ole olnud, siis SmartCap on 2011 aastal asutatud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõte, mis valitseb kahte lepingulist kinnist alternatiivfondi, SmartCap Venture Capital fondi ja SmartCap Green fondi. Ja meie missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada turgu, olles siis pikaajaline ankurinvestor, pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi ning tehes seda siis turutingimustel ning lähtudes loomulikult turu vajadustest. Ja investeerime me siis kõikides majandustsüklites. See on selline lühiülevaade meie põhitegevusest. Ja nii. Hanke osas siis otsime värbamisteenuse partnerit 36 kuuks ja lepingu maksimaalne maht on 160 000 eurot. Ning hindamiskriteeriumid, millest ma räägin pisut hiljem, on teenuse hind, ekspertide kogemus ja teenuse kirjeldus. Nii, aga lähme siis kohe selle hanke eesmärgi ja teenuse sisu juurde, mida me ootame partnerilt. Mari, äkki sa siinkohal võtad üle? Aitäh, tere hommikust ka minu poolt. Nagu Merilin juba tutvustas, et siis SmartCap on investeerimisvaldkonnas tegutsev äriühing. Meie meeskond on mitte liiga suur, natukene üle 10 inimese täna meil meeskonnas on ja lähtudes sellest ei ole meil eraldi personalijuhi positsiooni meeskonnas. Ja me olemegi siiamaani kasutanud värbamisteenusel abi väljastpoolt, et leida üles need õiged kandidaadid ja valida nende seast meie meeskonna vajadustele kõige sobivamad inimesed, et meie meeskonnas loomulikult on investeerimisvaldkonna eksperdid, kes investeerivad seda vara, millest Merilin varem ka rääkis, nende 2 fondi vara ja tõenäoliselt on varsti meile tulemas juurde ka 3. fond, kaitsefond, kuid samamoodi on organisatsioonis erinevaid tugifunktsioone täitvad isikud. Nii et see värbamisteenus, mida tuleb osutada, on nende erinevate positsioonide inimeste leidmiseks. Tõenäoliselt on organisatsioon kasvamas, kui keegi otsustab lahkuda, siis loomulikult tuleb leida neid inimesi. Nii et see kirjeldus nendest teenustest, mis siin on erinevate värbamisprofiilide koostamine, on see ametiprofiilide ülevaatamine, täpsustamine. Koos saame otsustada seda, mis tüüpi otsingut me teeme, kas see on ainult sihtotsing, kas seal juures on ka avalik konkurss, kas on ainult avalik konkurss, et see võib olla erinevate positsioonide puhul erinev. Ja sealt siis edasi juba, kuidas valida kõige paremad kandidaadid välja nende esitatud avalduste või otsitud kandidaatide seast, teha selline ülevaade parimatest kandidaatidest
ja loomulikult siis lõpuks anda tagasisidet kõikidele kandidaatidele, et nii sellele ühele, kes osutus valituks, kui ka kõikidele teistele. Nii et see võib-olla on lühidalt kirjeldus sellest, et mis see teenus on, mida me vajame sisuliselt paremat kätt sellele juhile ja inimesele, kes hakkab endale oma tiimi uut inimest värbama, et võib-olla see on selline kõige parem ülevaade asjast. Aga Merilin, annan sõna tagasi sulle. Ja aitäh sulle, Mari, et täpselt nii see olukord on. Ja selle hanke tulemusena siis me sõlmime raamlepingu ühe partneriga ja tellime siis teenust eelpool toodud ulatuses siis 36 kuud või siis 160 000 euro mahu täitumiseni. Et vastavalt meie tegelikele vajadustele, mis meil siis siin järgmist ees ootab selle perioodi jooksul. Et see siis selgub. Ja, nii. Aga siis nõudmistest pakkujale, et kõrvaldamise alused on riigihangete registris ja seal ootame, et siis pakkuja kinnituste andmiseks esitab hankepassi. Siis meeskond on nüüd see, kus me peaksime siin natukene pikemalt peatuma. Et me näeme ette, et meeskonnas on 2 liiget, üks on siis värbamisekspert ja teine on värbamiskonsultant. Ja vastavustingimusena mõlemal peab olema siis kogemus ühele finantsvaldkonnas tegutsevale ettevõtjale värbamisteenuse osutamisele ja see peab olema olnud edukas, mis tähendab siis, et tööleping peab olema sõlmitud. Siinkohal me oleme teinud ka kitsenduse, et keda me näeme finantsvaldkonnas tegutseva ettevõtjana ja siis juhime tähelepanu, et see on MTAK-i jaos ka toodud siis finants- ja kindlustustegevuse tegevusalades 663, 66191, 643, mis on siis fondide valitsemine, finantsnõustamine ja või investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja muudesse finantsvahenditesse. Et nendes need ettevõtted siis me näeme, et on finantsvaldkonnas tegutsev ettevõtja selle hanke raames meil. Ja siis meeskonnana palume esitada 2 liiget ja mitte rohkemat, et vastasel juhul me lükkame selle pakkumise tagasi. Nii, aga siis üks küsimus, aga kas sobib, kui me võtame need küsimused lõpus, et siis võib-olla vahepeal midagi selgub, et siis saab tulla nende küsimuste juurde tagasi. Aga värbamiseksperdilt me siis ootame kõrgharidust, me ootame eesti keele oskust ja mida siis tähendab see kogemus ühe värbamise osas, eduka värbamise osas. Eksperdi puhul erinevalt konsultandist me näeme, et see peab olema vahetus ja isiklikku nõustamist nõudvas vastutavas rollis toimunud. Et miks see nii on? See on sellepärast, et seda me ootame ka edaspidi, et meil on partnerina olemas inimene, kes siis võtab selle vastutuse ja toimetab meie partnerina selliselt, kui me otsime kedagi oma ametikohtadele. Edukus projekti puhul tähendab seda, et on sõlmitud tööleping ja kogemus peab olnud omandatud siis alates 1. jaanuarist 2019 kuni 29. juulini, millal oli siis hanke avaldamise kuupäev. Värbamine ellu viidud lepingu kohaselt tähendab seda, et ei ole olnud lepingu rikkumist, et leping on siis täidetud ja kogemus siis
palume esitada vormil 2 CV-vorm on meil selleks eraldi loodud. Ja täpsemalt siis punkt 5.4 pakkumuskutsest. Konsultandi puhul samamoodi eesti keele oskus ja siis üks edukas värbamisprojekt samasuguses valdkonnas tegutsevale ettevõtjale, aga erinevus siis eksperdist on siis see, et see on toimunud toetavas rollis. Ja kõik muu on siin sama, välja arvatud siis see, et konsultandi jaoks juhime tähelepanu, me oleme loonud eraldi vormi, mis on siis vorm 3. Lisaks sellele on oluline, et esitatakse ka värbamisteenuse kirjeldus pakkumuse osana. See on koostatud täiesti vabas vormis. Vormi selleks me ei ole ette näinud, aga ta peab olema siis pakkumuse juures. Ja mida me siis värbamisteenuse puhul hindame? Et me hindame 2 asja. Esiteks seda, kuidas see kirjeldus vastab meie ootustele. Ja meie ootused on siis nii-öelda see teenuse kirjeldus, mis me oleme välja toonud tehnilises kirjelduses punktides 9.1 kuni 9.5. Ja siinkohal siis võib-olla märkida seda, et me ei näe ette seda, et tuuakse välja copy-paste selle tehnilise kirjelduse sisu, vaid et see on ikkagi nagu laiendus sellele, et mida see teenus teie vaatest sisaldab. Ja teine osa siis, mida me hindame, on täiendavad tegevused ja lahendused. Ja siin siis on sisuks see, et kui meie midagi oma ootustes ei ole osanud ette näha, millel võiks olla oluline panus selle teenuse edukaks osutamiseks, mis on siis nii-öelda ametikohale edukalt värbamine, töölepingu sõlmimine, et siis taolised lisategevused siinkohal palume välja tuua, et neid me siis hindame. Aga neil jah, just nimelt, et neil nad peavad toetama seda teenuse osutamist selgelt, et mitte igasugune suvaline tegevus ei ole siin mõeldud. Nii, ja siis, mis me siis ootame? Me ootame värbamiseksperti ja konsultandi CV-d, kui on ühispakkumine, siis volikirja, teenuse kirjeldust, hankepassi ja vastavaid siis andmeid ja kinnitusi, mis on siis registris tuleb teha. Kui teil tekib küsimusi, mis täna ei saa lahendatud, siis palume need esitada registris, et telefoni teel ja meili teel me ei vasta, et kõik küsimused tuleb esitada registri vahendusel ja registris me siis ka vastame nendele. Ja tähtaeg on 27. august kell 11 ja pakkumuste jõusolek peab olema siis 3 kuud. Aga nüüd jõuamegi sinna, et kellel on küsimusi, et siis võtame järjest need küsimused ja proovime neile vastata. Nii, aga siis palun Monika. Ja, et minul on küsimus selle värbamiseksperdi ja konsultandi kogemuse väljatoomise osas, et kui see ekspert ja konsultant on ühte projekti edukalt näiteks teinud, et kas võib siis mõlemal tuua välja selle sama projekti või need peavad olema kindlasti erinevad? No siin on
sõltub sellest, kuidas see leping ette nägi, eks ole, et kui oli ette nähtud meile mõlemale roll selles värbamises, et see peab olema selgelt ikkagi eristatud. Meil mõlemal oli selles lepingus roll olemas. Kui see on eristatav, siis seda saab esitada, aga kui seda rolli ikkagi taoliselt eristada ei ole võimalik, siis see ei ole sobiv. Selge, aitäh. Nii, aga järgmine on meil siin veel üks küsimus, Anneli. Ja, tere. Minul on kohe mitu küsimust. Minul esimene küsimus on selle kohta, et te mainisite, et te otsite endale värbamispartnerid, kes viib läbi nii sihtotsinguid, kui ka kokkuleppel võib see olla tavaline avalik otsing või siis kombineeritud otsing. Kas pakkumises välja toodud hind on ikkagi ainult sihtotsingu kohta? Et võivad olla erineva hinnaga, et oleneb töömahust. Merilin, kas sa tahad, ma vastan või vastad ise? Võid vastata, Mari. Aitäh küsimuse eest, et kuna need olukorrad võivadki olla erinevad, siis me oleme näinud ette seda, et see hind peab sisaldama alternatiivi, et see teie kui pakkuja peaksite olema valmis tegema ka kombineeritud versiooni selle sama hinna eest, nii et vastavalt sellele peate siis ise mõtlema, mis see tase teie jaoks on, mis seda kõike võib sisaldada, sest positsioonid on jah erinevad, me ei saa siin ette näha ainult ühte või teist, et meil võib olla vajadus kõige jaoks, aga võib olla vajadus ka võib-olla ainult avaliku konkursi jaoks. Ma võin tuua näite, et SmartCap on just alustanud praktikaprogrammi ja seal me teemegi ainult avaliku konkurssi, et meil ei olegi seal vaja, aga see võib olla ka niisugune projekt, kus meil on nii-öelda välise eksperdi abi vaja, nii et see on see vastus. Aga pakkumised toome ikkagi välja sihtotsingu projekti hinnad. Seal on toodud vist need positsioonid ja nende positsioonide hinnad, et jah, neemoodi tuleks välja tuua. Merilin saab siin täpsustada, aga nii vist peaks olema. Mõttes, et me näeme ette seda, et kui meie vajame vastavalt siis sellele positsioonile, mis meil on toodud, meil oli siin spetsialist, kui me näeme ette, et on vaja spetsialisti, siis sõltumata sellest, millisele kokkuleppele me otsingu vormis jõuame, kas teie nõustamise tulemusena on siis sihtotsing või on see avalik otsing või on see mõlemad, siis selle hinna eest tehakse seda kõike. Aitäh. Teine küsimus puudutab mul seda ettevõtte MTAK koodi. Ma ei ole nüüd sinna nii sügavuti veel sisse kaevunud. Mul on lihtne küsimus, kas pank kvalifitseerub selleks ettevõtteks, kellel on teenust osutatud või pank ei kvalifitseeru? Ja aga siis ma võib-olla soovitangi sinna sisse kaevuda, aga meie oleme ette näinud, võib-olla ma räägin taustast, miks siin selline piirang on peale pandud või kitsendus. Põhjus on see, et krediidiasutused on väga suured ja seal on väga palju erinevaid positsioone. Meie ettevõte on võrdlemisi väike ja meil on võrdlemisi spetsiifilised rollid, keda me otsime. Et meil kindlasti ei ole samasugused värbamise vajadused kui krediidiasutused suurel pangal. Ehk siis see on see põhjus, et kui ma toon näite, et kui pangaasutusele on otsitud tellerit, siis see tegelikult võib-olla ei pruugi üldse olla nii-öelda, see kogemus ei ole meie jaoks võib-olla selline kogemus, mis annaks värbamisteenuse partnerile meie hinnangul taolise kogemuse, mida meie vajame oma positsioonide täitmisel. Ja sellest tulenevalt me olemegi toonud siin välja valdkonnad, milles tegutsevad ettevõtted sisaldavad sarnaseid ametikohti ja positsioone, mille kogemus siis on meie hinnangul selline, et selle kogemuse olemasolul me näeme, et partner suudab meie vajadusi katta. Aga ma siis ikkagi täpsustan seda küsimust, et kas pank kvalifitseerub finantsnõustamise ettevõtteks või ei kvalifitseeru? Vaatamata sellele, et kui pangale on tehtud teenuseid ja seal sees on nii klienditeenindajaid kui ka finantsnõustajaid, siis ma küsingi, et kas see ettevõte kvalifitseerub selleks kogemuseks või ei? Aitäh veel kord selle küsimuse eest. Ma võib-olla vastan natukese teise nurga alt, et ettevõtte
MTAK-kood määratakse selle järgi, mille järgi tema tulu teenib. Kui pank on endale märkinud tulu teenimise aluseks finantsnõustamise, siis sellest äriregistrist saab vaadata, kas see kood on tal või see kood ei ole tal. Et ma arvan, et me ei oska siin vastata, sest pangad märgivad seda erinevalt, et vaadake selle järgi, mis on selle ettevõtte äriregistri kood ja see ongi viimase majandusaasta aruande järgi, kus ta tulu on siis teeninud. Aga siit tulebki mul kohe järgmine küsimus. Kas see, kui ettevõte on muutnud enda tegevusala investeerimisnõustamisest ärikonsultatsiooniks, aga see on toimunud nüüd paar aastat tagasi, kas selline ettevõte kvalifitseerub või selline ettevõte ei kvalifitseeru ja teenus on tehtud minu teada veel siis, kui tal oli investeerimisnõustamine investeerimisnõustamine oli tal põhitegevusala. Aga täna enam ei ole, täna on ärikonsultatsioon. No ma arvan, et me peaksime võtma selle järgi, nagu me oleme ette näinud, et millal see kogemus on omandatud ja siis kas sel hetkel see oli sellel ettevõttel, kas ta selle kogemuse omandamise hetkel oli siis meie hinnangul see finantsvaldkonnas tegutsev ettevõtja või mitte. Ja siis mul on veel viimane küsimus, et te mainisite ennem, et selle töökirjelduse juures, et seal, et ei oota seda, et on tehtud copy-paste, vaid seda, et on ka lisaks toodud välja tegevused, mis siis meie arvates toovad selle tulemuse. Kas need lisategevused on tarvis kuidagi eraldi ära märkida või te lähenete selle loominguliselt ja loete need sealt ise välja? Et kuidas seda, et kas te eeldate, et need peaks olema eraldi välja toodud, mis on siis meie arvates need lisategevused? No ma ütleks selle kohta, et selle me oleme siin ju välja toonud, eks ole. Siin ma ütlen kohe, see on siis pakkumiskohutuse punktis 6.5, punktis B. Me oleme öelnud seda, et see on selgelt eraldi tähistatud. Selge. Siis mul rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Palun. Nii, aga Käterin. Jah, aitäh selgituste eest. Ma veel lähen natuke selle finantsvaldkonna tegutseva ettevõtte juurde, et kui me seal toome välja ka rollid, kas see võiks lihtsustada, kas me peaks tooma need rollid ka välja, et kui on ettevõtte välja toodud, aga siis täpsustavalt ka, mis ametikohtadel on määratud, kas see on vajalik või see ei ole vajalik? Selles mõttes, et see kogemuse jaoks tuleb kasutada meil seda vormi, mis me oleme ette näinud ja siis selle vormi järgi lihtsalt täita seda. Aitäh! Kas on veel küsimus? Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis me saame tänase infotunni lõpetada ja kui neid küsimusi ikkagi veel vahepeal tekib, siis nagu ma ütlesin, et pöörduge palun registri kaudu ja siis saame need küsimused ka vastatud, et ei jää vastamata. Aga aitäh teile täna osalemast ja siis eduka pakkumiseni. Aitäh! Aitäh! Aitäh teile! Aitäh teile! Nägemist!